Kaunist keskhommikut, head raadiokuulajad ja head vaatajad YouTube'is. Alustame taas meie iganädalast poliitika- ja ühiskonnaelu saadet ja täna on stuudios Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, Keskerakonna Riigikogu fraktsiooni esimees Lauri Laats ja mina saatejuhina Janek Mägi. Ja no Lauri, see Riigikogus on kogu aeg mingisugused sellised eelnõud, mis rahvale ei meeldi. Et nüüd te olete hakanud otsustama seal, mitte võib-olla sina opositsioonina, aga koalitsioon mõtleb sellele, et kuidas ikkagi Eestisse võimalikult palju vange tuua, nii et isegi Riigikogu eest ei ole vaja luba küsida. Mis toimub? No, ma saan aru, et jällegi leid selline ärimudel, et kuidas mingil viisil siis raha Eestis tuua, et ju siis paremaid mõtteid ei ole, et majandust ju arendada ei osata ja sellele me oleme ju ka pidevalt juhtinud tähelepanu. Et ühes küljest seda räägitakse, et kui palju tegelikult meil oleks vaja raha kulutustele, aga teiselt poolt, mis puudutab seda tulu poolt, on ju väga lihtne, et praegu valitsus võttis suuna, võtame selle siis raha läbi erinevate maksutõusud inimeste käest, aga kui me räägime, et kas me anname ka nii-öelda lisahoogu majandusele, siis seal on nagu nii-öelda vaikus. Ja siis saame teada, kuidas ühel aastal tullakse meile siis jutumärkides hea ettepanekuga, et tooks Rootsi vangid, nad ju loovad siin ju töökohti, nad toovad meil raha ja nüüd siis avastasime, et täna meil siin Riigikogus tuli menetlusse, esimese lugemise menetlusse seadus, mis tegelikult loob raamistiku ka edaspidi, et mis võimaldaks tuua välismaalt vange ja mis tagajärg on täpselt selline, et rohkem ei peagi Riigikogu ette tulema ja küsima luba. Näide, kui Belgia pöördub Eesti riigi poole, et tal on vange üle, kas te tahaksite ka mõnda endale, siis Eesti Vabariigi valitsus pole hullu, võtame vastu ja me ei pea isegi Riigikogust luba küsima, kuna meil on juba kogu see nii-öelda seaduse raamistik välja töötatud ja me hea meelega võtame ja vaatame, mis siis edasi saab ja kuidas see üleüldiselt mõjub Eesti sisejulgeolekule, sellest nagu juttu rohkem ei ole. Mihhail, kas põhjus on see, et Eestis on mingil hetkel nii üledimensioneeritud vanglad või on küsimus tõesti, nagu Lauri viitas, uues ärimudelis, kuidas Eesti majandust käigus hoida? Alustame sellest, et miks seda üldse vaja on. Et kui probleem seisneb selles, et meie vanglad on liiga suured ja kriminaale piisavalt ei ole, siis milleks neid vanglaid üldse siis hoida? Kas nagu tuleviku perspektiivis meil on mingi selline ootus või tellimus, et rahvaarv kahaneb, aga kriminaalide arv hakkab kasvama. Ja selleks me vanglad ka hoiame. Tuleviku perspektiivis läheb vaja. Nüüd, kui me räägime ärimudelist, siis võimalik tulu eelarve kontekstis on marginaalne. Aga me peame aru saama, et koos selle seltskonnaga tuleb ka vastav keskkond. Ja me oleme väike riik, väike ühiskond ja iga kord, kui tekib mingi täiendav tegur selles süsteemis, see hakkab meid igal juhul nagu mõjutama. Ja kui me räägime sellest, et on plaan, et tulevikus see on süsteemne tegevus, see tähendab, et see keskkond, mis hakkab tekkima, see hakkab ju süvenema. Et millest me räägime? Me räägime lihtsalt nendest inimestest, kes tulevad kaasa, nii või teisiti. Emad, vennad, perekonnad? Eelkõige sõbrad. Ja küsimus on selles, et kas me vajame ka sellist imidži nagu Euroopas. Euroopa vangla. Et kui Nokiat me pakkuda ei suuda, siis mis on see meie rahva idee ja selline kontseptsioon, millega me saame nagu silma paista, kas see ongi see. Ehk siis lihtsalt mulle tundub, et riskid ja maine kahju, mida me koos sellega saame, ei ole seda väärt. See raha, mida me sellega saame, lihtsalt ei ole seda väärt.
no minu arust nad tegelevad täiesti vale asjaga. Kohe annan Lauri sulle sõna, aga mina olen Helsingis ööbinud korduvalt Kadajanokas vanglas, söönud seal sellest metalltaldrikust, seal oli ka muuseas Risto Rüdi vangis, see Soome president sõja ajal kunagine. Ja kas sa valmistud? Ei, ma arvan, et lihtsalt ma annaks tartlastele nõu, et mis te seda vanglat peate, tehke sinna hotell, et ma arvan, et see oleks väga tore ja noh, või hooldekodu. Et oleks ma teadnud, et selline kriminaal, et siis ma ei oleks saatesse tulnud. Sa oleks võid enne öelda, et sa oled Soomes ei, ma seal raha eest ja omal vabal tahtel, eks ole. See ei ole muuseas välistatud, et sellist teenust ja Kadajanoko hotelli ma muidugi soovitan sulle väga, sest ma arvan, sa saad vaimse katarsise seal. Aga vaata, kui sa vaatad nüüd, mida ka Itaalia omal ajal tegi, kui Aafrika poolt, Põhja-Aafrika poolt tuli siis tulv immigrante, siis tegelikult ja Euroopa liikmesriikidel oli kohustus ju teatud kvoodi alusel ka neid inimesi võtta endale, siis Itaalia osaliselt lahendas selle probleemi sellega, et ta avas filiaali Albaanias. Ja sellega tegelikult Itaalia juht tol ajal sai väga palju plusspunkte. Ehk siis nii-öelda, see on juba suur poliitika. Ja ma nagu vaatan ka nüüd meie seda pilti, et mis meid ootab ees, siis need riigid, kes hakkavad oma vange siia ära saatma, ja meie ilusti nad võtame jutumärkides hea meelega vastu, võib-olla praegune valitsus võtab ilma jutumärkideta hea meelega vastu, siis tegelikult need riigid, kes siia oma vange ära saadavad, siis nemad saavad selle plusspunkte. No vaata, siin on veel selline asi, et võib-olla me peaks tegema mõne vanglasaare, et praegu on küll nagu jääteed populaarsed ja kõik, aga näiteks Vormsis, kus Erki Savisaar, kes on meil ka siis stuudios käinud, on praegu vallavanem, et võib-olla sellest võikski saada siis nii-öelda vanglasaar. Ja Erki siis vanglaülemaks. Jah. No, see on ka üks võimalus, aga ma arvan, et Erkile see ei meeldi. Ja ma olen nõus, aga see oli must huumor, aga Mihhaili mõte oli tegelikult väga oluline, et kui rahvastik kahaneb, et kas me siis tõesti ei taha sellist turvalisemat ühiskonda, vaid mõtleme kogu aeg, et pigem asi läheb hullemaks. Et kus selline mõtteviis tuleb? Ma arvan, et probleem on pigem selles, et meil puudub valitsuses mingi kontseptuaalne analüüsivõime. Et jätkuvalt aktuaalne seesama Exceli tabel. Et vanglad on tühjad, mida on vaja teha. Täita. Enda kriminaale ei ole, no siis toome nagu välismaalt ja saame veel ka raha. Ja punkt. Ja sellega see loogika nagu lõpeb. Riskid, maine, kõik see, mis meid ootab tulevikus, no nii kaugele keegi lihtsalt ei viitsi mõelda. Et lahendus on leidnud, et maja on tühi, nüüd ei ole tühi, saab natuke raha ka. Ja suuremas plaanis meil on ju sama loogika igas valdkonnas, sealhulgas ka majanduses, sealhulgas ka maksusüsteemis. Et raha ei ole, mida teeme? Võtame inimeste käest. Ja kui juhtub nii, et inimestel raha enam ei ole, aga selleks ajaks juba tulevad valimised, nagu ei ole probleem. Et see on nagu mõtteviis. Ja võib-olla see ongi täna adekvaatne nagu paralleel. Vanglad, vangid ja maksusüsteem. Päris hull lugu, ma arvan, et sellest vanglast me räägime järgnevates saadetes kindlasti veel, aga praegu on juhtunud selline lugu, et Paides on pankrotieelses seisus või kohe pankrotti minemas e-piimajuustu tootmine, suur võimas tehas ja küsimus ei ole mitte ühe ettevõtte hävingus, vaid tegelikult seal taga on paljud põllumehed. Ma käisin ühel sugulasel Valgamaal külas, kes peab 100 lehma. No ta kirjeldas mulle üsna täpselt, et mida see olukord tähendab, kui sul näiteks 3 kuud on piimaraha saamata. Ja minu suur küsimus on, et kas Eestis on see toidujulgeoleku teema läbi mõeldud, et me suudame ise ennast oma toiduga varustada. Kuidas teile tundub? No aus vastus on, et ei ole ja seda on ju ka tunnistatud ka Riigikogu saalis. Et meil peab olema teatud varu eriolukorraks. See on meil ka seaduseks sisse kirjutatud.
ja kui hakkasime küsima ja ka sellele juhtis tähelepanu ka riigikontrolör, siis tegelikult tema raportis selgus, et meil on ikkagi väga suured probleemid sellega ja kui nii-öelda kogu seda temaatikat arutati, siis ka ametnikud tunnistasid jah, et meil ei olegi selliseid koguseid ja mis sellega siis teha, aga lahendusi ei ole. Noh, et see ongi jälle see küsimus, et aga miks ta siis ei lahenda, on ju. Ja teiselt poolt me näeme, et kuidas läbi kõikide nende erinevate siis maksude ja erinevate teenuste hinna tõstmise on meil tegelikult ka see sektor käpukil lisaks kõikidele teistele. Ja me hoiatasime juba mõnda aega tagasi, et kui te jätkate sellist fiskaalpoliitikat, siis järgneb sellele pankroti laine. Ja me hakkame neid mõrudaid vilju alles nägema ja e-piim on kahjuks üks suuremad, mis on praegu pildis, on ju. Aga on ka väiksemad ettevõtted, kes on täpselt samamoodi ju tasapisi ära kärbunud varjusurmas, noh, keda saneeritakse, kes on juba pankrotis. Mihhail. No alustame sellest, et meil puudub arusaam, et raskel ajal kohalikku ettevõtlust tuleb toetada. Nii nagu seda teevad teised Euroopa riigid. Sealhulgas või siis eelkõige suured Euroopa riigid, näiteks Saksamaa. Ma võib-olla tuletaks meelde, et meil energeetikakriis algas veel enne sõda, 2021. Siis no tegelikult Euroopa juba sai väga selge signaali, et see rohepoliitika viib meid nii kaugele, et esialgu majandus hakkab langema ja siis meil tekib kriis. No, siin me nagu täna oleme. Aga juba siis 2021 Saksamaa väga kiiresti reageeris. Kohe hakati toetama ettevõtted, sest oli nagu lihtne arusaam, kui seda praegu riik ei tee, siis pärast tekib veelgi rohkem probleeme. Rääkimata sellest, et täna me toetame ettevõtlust, siis kui ettevõtted saavad jalad alla, siis ettevõtted toetavad majandust. No, see on ju väga lihtne. Aga see tähendab seda, et keegi riigis oskab mõelda vähemalt mitte 2 sammu, vähemalt 1 sammu ette. Meil siin oli väga konkreetne arusaam, siis oli lugupeetud Kaja Kallas peaminister, et nagu teie probleem, et riik ei hakka nagu toetama. Ja no sellest ajast tegelikult juba see langus ka algas. Ja nüüd see süveneb. Ja ükskõik, mis see valdkond, mis see ettevõtluse valdkond on, nagu Lauri ütles, me näeme täna nagu probleeme. Ja nüüd see väga oluline teema, toit, igapäevane leib. Et meil ühest küljest inimesed seda ei saa endale juba lubada ja me näeme, et tegelikult kõik kauplused annavad signaali, et inimesed enam toitu ei osta, sest raha selleks ei ole. Ja teisest küljest me näeme, et tootmine on ka kriisis, kuna ettevõtlus laiemas plaanis on Eestis kriisis igas valdkonnas. Ja no, kui me praegu tunnistame, et meil kriisi olukorras varud puuduvad, siis me tegelikult peame tunnistama ükskõik, mis see kriis on, me kriisiks valmis ei ole. Sest see on nagu peamine, mis peab olema. Ja nüüd see õige mõtteviis, mis peaks riigil olema. Kas see on väga oluline? On väga oluline. Kas selleks oleks vaja eraldada vahendid? Oleks vaja eraldada vahendid. Aga toetame ettevõtet. Teeme riigi tellimuse. Siis meil on toiduvarud ja meie kohalikud ettevõtted saavad nagu raha, mis on oluline ka sotsiaalses aspektis, ehk siis inimesed saavad tööd.
et noh, selline mõtteviis võiks tegelikult olla. No minu arvates suured kriisid elutähtsates valdkondades, et riik peab igal juhul sekkuma, et ja just selle toetuse poole pealt, et mitte lasta nagu hävida suuri piimakarju, kõike muud sellist, sest noh, ega tootjatel on võimalik alati oma tegevus lõpetada, et ja noh, kellel lihtsamalt, kellel keerulisemalt, aga karjade taastamine näiteks on väga keeruline ja see needsamad seltkonnad seda ei tee. No vaata, kui me võtame selle Reformierakonna üleüldist ideoloogiat, on ju, et nemad usuvad vaba turgu ja nemad sinna erasektorisse ettevõtusse ei sekku, nad on kogu aeg rääkinud, kuidas nad tegelikult ettevõtteid abistavad läbi meie nii-öelda suurepärase maksusüsteemi, aga see jutt rohkem ei päädi. Ma arvan, et see toimis teatud ajal ja ma arvan, et tol ajal, kui need otsused tehti sellisel viisil, see võimaldaski nii-öelda selliseks hüppeks, aga ma arvan juba viimase 10 aastat see sellise fiskaalpoliitika ajamine rohkem ei vii meid kuhugi. Ja kui nad ikkagi arvavad seda, et selle tulumaksu allhoidmine päästab ettevõtteid, see ei päästa. Ja see on näha juba pikemat aega, et selline praegu maksu, selline süsteem, mis meil on tükk aega tagasi paika pandud, seda tuleb reformida, seda tuleb teha õiglasemaks, see peab olema näha kui nii inimeste kui ka ettevõtjate poole ja loomulikult riik peab sinna sekkuma, et ka energeetikas on tegelikult meil väga suur anomaalia. Ma saan aru, et me sinna teemasse jõuame. Ka praeguse ministri suust, Andres Suti suust on täpselt samasugune vastus nagu Kaja Kallas omal ajal. Kui on ettevõtetes probleem, sektoris on probleem, see on ju loomulik, et ettevõtted lähevad, osad tulevad, osad lähevad pankrotti. Aga küsimus, mis puudutab just nimelt toidujulgeolekut, energiajulgeolekut, siis need valdkonnad on kindlasti need, kus peab riik sekkuma ja tegema kõik, et need anomaaliad seal nendes sektorites ei ole, sellepärast need on meie jaoks väga olulised teenust. Tulemegi siit kohe energia juurde, aga mehed, seletage mulle nüüd ära, et mis asi see CO2 kvoot üldse on. Kas teie saate aru, et kus see võit Eestile viimastel aastatel on tulnud? No kui väga lihtsalt öelda, siis on olemas kunstlik süsteem, mis pandi paika selleks, et arendada nii-öelda üleüldiselt et hoida siis keskkonda ja üle minna tasapisi kõigile sellele, mis nii-öelda tundub roheline. Ja see tähendab seda, et kui kuskil köetakse põlevkiviga jaamu ja sellest toodetakse elektrit, siis see, kes kütab seda põlevkiviga jaama, see peab maksma CO2 maksu. Ja CO2 maks esialgu oli küllaltki väike, kuskil 30 euro megavati eest, nüüd on ta seal juba 90 ja mõnikord isegi rohkem natukene alla ja mis otseselt mõjutab meie lõpptarbija elektri hinda. Siis see raha, mida siis läbi selle maksu korjatakse tarbijatelt, see läheb põhimõtteliselt ühte potti, kus siis Euroopa riik jagab siis liikmesriikidele selle raha tagasi ja siis me saame osta endale rohebusse, investeerida roheenergiasse ja muudesse toredatesse projektidesse. Ehk siis tegelikult see on otsene maks energia tarbimise ees, mida meie inimesed maksavad kinni ja kui see muutub nii-öelda kõrgeks, siis see energia muutub ka kalliks ja see läbi selle see pärsib kogu meie majandust ja tööstust. Mihhail? No vaata, siin viimase lühikese ajaperioodi jooksul CO2 hind kasvas kolmandiku võrra. Et oli umbes 60-65 dollarit tonn ja praegu on 995 Euroopas. Hiinas tonni hind on $10. Ja nüüd see ei ole ju ainult energia hind, mis kasvab. See on üldse tootmise hind. Kui kasvab energia hind, siis ka tootmise hind kasvab.
ja mis siis on majanduses täna juhtunud? Et Euroopa enda siis majandust selle CO2 hinnaga tegelikult pidurdab ja meie hinnad nagu kasvavad ja Hiina majandus vastupidi tänu sellele, et tootmine on odava energia hinna tõttu odavam, siis majandusel on ka suurem ressurss. Aga üldkokkuvõttes see tähendab seda, et meie siin toota ei saa, kuna on kallis, ja siis ostame Hiina käest seda, mida võiks toota siin, kuna seal on hinnad odavamad ja see omavahel on tingitud sellega, et CO2 hind on odavam. Aga CO2 tootmine nagu maailmas planeedil selle võrra väiksem ei ole. Lihtsalt keegi selle ees maksab rohkem. Ja see keegi on täna Euroopa. Ja selle hind suuremas plaanis on majandus, mis Euroopa puhul on langustrendis juba viimased 10 aastat. Euroopa majanduse seis on tõesti üsna kehva. Siin põhjuseid on loomulikult rohkem kui üks. Ma arvan, et siiski see sõda on ka väga oluline tegur, miks see seis selline on, et fookus läheb nii-öelda valesse kohta, kui majandusest rääkida lihtsalt. Aga Münchenis oli ka julgeolekukonverents ja ma usun, et jälgisite suure huviga, mida seal räägitakse, mis sealt kajas. Mihhail, mis märksõnad meelde jäid? Ma arvan, et selle CO2 aspekti tuleb natuke detailsem nagu lahti seletada, sest see on väga oluline teema majanduskontekstis ja elektri hinna kontekstis. Vaata, näiteks 10. veebruaril 13.45 üldtarbimine Eestis oli umbes 1600 megavatti. Tunnis, jah. Ja sellest meie tulepargid andsid meile ainult tähelepanu 0,26 megavatti tunnis. Ja päikesepaneelid 46 megavatti tunnis. See on see nagu roheenergia. Olematu. Ja ehk siis kokku 46-47 megavatti tunnis sellest, aga vajadus oli 1600. Ja kus siis see elekter tuli? Pool sellest tuli ekspordina sisse. Soomest peamiselt. Ja Soomes seesama elekter teadaolevalt maksab 2 korda vähem kui meil ja ülejäänud ehk siis pool tuli põlevkivist. Praegu veel, see on võimalik, aga tulevikus see ei ole enam võimalik, nagu lubab meile Reformierakond. Ja siis meile öeldakse, aga just sellepärast see hind ongi nii kõrge, kuna see energia tuli ekspordist ja põlevkivist ja põlevkivi energia on kallis. Aga miks on kallis? See on kallis just sellepärast, et see on maksustatud. Kohalikud keskkonnamaksud ja CO2 hind. Ehk siis me ise nagu kunstlikult paneme sinna nagu juurde, hind kasvab ja siis ütleme, et see on meie jaoks kallis. Meie enda energia on meie jaoks kallis. Vot see ongi see CO2 probleem. Vaata, ma lisan lihtsalt, et meil oli üks komisjon ka ja siis me arutasime kogu see temaatikat ja tuli veel välja, et kogu selle põlevkivil on 5 erinevat maksu peal. Riigi poolt, Eesti riigi poolt. Meie inimeste maavara, aga me veel maksustame selle 5 erineva maksuga ja pluss veel CO2 ka peale. Ja siis me ütleme, et see on hirmus kallis energiaallikas. Ja siis teiselt poolt me subsideerime roheenergiat, mida meil ei ole. Nii nagu Mihhail ka ütles, et talvel seda lihtsalt ei ole. Nüüd ma toon, Mihhail tõi Hiina näite. Ega USA ei ole vähem oluline selles aspektis.
ka USA teatud osariikides on täiesti olemas seesama CO2 maks, mis on ka umbes seal 10 eurot tonni pealt. Nüüd ma veel suutsin külastada USA-d demokraatide ajal, siis ka demokraatidel oli suured silmad, kui me sellest rääkisime, et te olete küll nagu nii-öelda esirindlikud oma CO2 nii-öelda kõrge maksuga, aga arvestage, et me küll peame teist lugu, aga USA mitte kunagi sellist asja ei saa endale lubada. Ja öeldi, et ja siis veel arutati edasi, aga me ei saa aru, kuidas teie saate endale seda lubada. Ja vaatamata sellele, et nad arendasid oma roheenergiat, mis oli ka subsideeritud, siis nemad jätkasid endiselt fossiilsete ja siiamaani jätkavad fossiilsete kütuste tarbimist. Nüüd, kui vabariiklased tulid, siis nad lõpetasid suuresti selle subsideerimise ära, aga ikkagi nii-öelda tarbitakse fossiilsed kütused. Mis tähendab seda tegelikult, mis ma tahtsin öelda, kas need olid demokraadid või on nad vabariiklased, kes praegu juhivad Ameerikat, siis selles küsimuses, mis puudutab energeetikat ja majandust, nendel on ühine nägemus. Ja tegelikult täna ka Euroopas Tšehhi, Saksamaa, Austria, kõik annavad väga nagu selget signaali. Kui me ei vaata ümber kvootide süsteemi, kui me rohepoliitikat või niinimetatud rohepoliitikat ei vaata üle, siis me majanduskriisist välja ei saa. See on nagu väga selge signaal ja on selline tunne, et ta ainult meie valitsus ei saa aru, mis päris seis on ja mis on ka need tendentsid seal hulgas ka Euroopas. Ja me ikkagi Anna sulle praegu veel sõna. Ma ei saagi, kõik on hästi. Selle teema tuleb ikkagi lõpetada sellega, et me peame ise olema proaktiivsed. Me lugesime praegu, et kuidas peaminister ütles, et kui hakati nüüd Euroopas arutama, et võimaliku ennist lahkumist, ehk siis üle vaadata ka kogu CO2 kaubandus, siis peaminister selle kohta, me ootame ära, mida seal nii-öelda Euroopast otsustatakse või antakse sisendid ja siis me hakkame ka siin otsustama. Issand jumal, sa pead ise olema proaktiivne, edasta ise oma ettepanekud ja seetõttu praegu Keskerakond plaanibki anda üle Riigikogu saalis ka vastava avalduse, kus me palume siis, et Euroopa Komisjon kindlasti avaks selle teema, vaataks nii ETN2 üle ja selle peaks üldse nii-öelda ära jätma ja see, mis puudutab nüüd sellist esimest siis heitmesüsteemi siis kaubandust, see tuleb suuresti üle vaadata ja need hinnad tuleb alla tuua. Et meie peame ise oma väikse riigina olema aktiivsed. Muidu, kas sa tead, et inimesed on ka CO2 tootjad ja mida rohkem poliitikud räägivad, seda rohkem. Seda on Riigikogust tunda. Ma praegu tundsin seda, aga nüüd teil on ainult repliigi võimalus Müncheni konverentsi teemal. Te kaaperdasite mul selle, aga olgu, et kas te vaatasite, ma küsin, et mis seal toimub? Me vaatasime, jälgisime, ega ta väga suuresti erinenud eilsest välisministri kõnest. Suu käis, jutt tuli, aga mitte midagi uut ja huvitavat teada ei saanud. Mihhail, sina ikka said midagi? Ei, mina saan aru, et me midagi ei saa aru. Ja mina räägin praegu süsteemselt, et maailm on muutunud ja tegelikult Ameerikast on tulnud väga selge signaal, et teistmoodi enam ei ole võimalik. Ja meie siin, ma kuulan neid kommentaare, et mingi kergendus on tulnud, et see retoorika ei ole enam nii reljeefne, nagu oli nagu eelmine kord. Aga sõnumid on sama. Et sõnum on sama, et maailm on muutunud, samamoodi edasi minna ei saa ja muutused tulevad ka Euroopas. Kui me praegu ise ei hakka nendes protsessides osalema ja ise ei hakka juhtima neid muutusi enda poolt, siis me peame tunnistama, et need muutused tulevad iseenesest, aga ilma selleta, et meil oleks siin mingi roll.
ja ma arvan, et see on see järeldus, mida me ammu peaksime tegelikult tegema. Maailm on muutunud, aga meie jätkame samas vaimus. Meil on kindlad eesmärgid, kuhu me tahame jõuda. See on muuseas vaimsele tervisele väga oluline, et sul on eesmärgid. Ja meil need on. Kõik on selge. Kohtume täpselt nädala pärast järgmises keskhommikust. Täna olid stuudios Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, Keskerakonna Riigikogu fraktsiooni esimees Lauri Laats ja mina saatejuhina Anet Mägi.